Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 110. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu Huubis. Täna on külas 2 meesterahvast, kelle tegemisi ma varem polegi saanud kajastada. Vähemalt ma ei tea, et ma oleksin saanud, aga kohe parandame selle vea ära. Täna, kui saade on kuuldaval, on küll meil 29. juuni, aga sündmused, millest me räägime, toimuvad siis 11. ja 12. juuli ja Toris. Võib öelda, et on üpris sportlik nädalavahetus ees ootamas. Aga millest me rääkima hakkame, kohe avaldame natuke rohkem lähemalt. Tere tulemast Aigar Raja. Tere. Ja tere tulemast Mait Ruumet. Tervitus. Mis teil Toris siis 11. ja 12. juuli toimuma saab? Ma siis võtan selle alguse enda peale, et kuna Toripõrgu rattasõit toimub varem ehk siis laupäeval ja see toimub juba Toris 3. korda, et on tegemist siis rattasõiduga, just nagu ma nimetasingi, mitte võistlusega, kuhu on oodatud kõik inimesed, keda rattasõit kõnetab ja üldse sellised tervislikud eluviisid ja liikumine, et meil on valikus 2 distantsi, 100 kilomeetrit ja 35 kilomeetrit, mis ei ole sugugi üle jõu käivad kellelegi, et saab valida ja sõit toimub suures osas kruusa peal, väiksed asfaldijupid on sees, pakume süüa, lõpus pakume sauna ja korraliku kõhutäie ja kindlasti ka hulganisti häid emotsioone, mida meile see rattasõit pakub ja seltskond on peamine, et minu jaoks ongi see rattasõit siuke sotsiaalne tegevus ja elu on näidanud, et neid ise kaasa sõites, siis sotsiaalne tegevus seal on vägagi siuke aktiivne, teistega sõbrunemine, uued kohtumised, kontaktid ja uute treeningkaaslaste leidmine. Et sissejuhatuseks lühidalt on selline sündmus siis 11. juulil Toris tulemas, et registreerida saab sportlase keskkonnas ja otsides Toripõrgu rattasõitu. Ma jäin kohe mõtlema selle peale, et 35 kilomeetrit ja 100, et jõukohane kõigile. No andke andeks, kui ma nüüd võtan ratta kätte, siis see 35 on mulle ikka paras katsumus. Selles mõttes kilometraaž võib-olla mitte ratturile on ehmatav, aga tegelikult meil ei ole, nagu ma ütlesin, tegemist ei ole võistlusega, vaid sellise sõiduga, kus meil ei ole ajalist faktorit ees, ei pea mõtlema sellele, et ma siin 2 tunniga, 3 tunniga ära lõpetaksin, vaid meil on selleks aega terve päev. Ja need vaated ja seisma jäämised on täiesti okei, et sõidame väikestel kruusateedel küla vahel, on ripsildade ületused ja ka lühemal distantsil on toidupunkt, kus saab varusid täiendada, saab väikest suupistet juua. Et selles mõttes ma arvan, et kes natukenegi ennast liigutanud on ja rattaga sõitnud kas või poodi ja tagasi, sellele on see distants jõukohane, et seal ei ole midagi rasket ja kuskil seisma jääda, tulla sõpruskonnaga. See on jumal okei ja see ongi see eesmärk, et tuleksite liikuma ja see liikumisharrastus rattasõidu näol väga nagu teretulnud ja näete nagu väga ägedaid kohti, kuhu võib-olla igapäevaselt ei satu, et Torist Soomaale, Tori hobusekasvatus, et kõik see, mis sinna ümber kuulub, on nagu väga ilus ja äge, et sellepärast ka see koht, et Tori valla, endise vallamaja aasa peal, et see on sellise sündmuse jaoks ideaalne koht, et taustal on Toripõrgu kõik need iidsed ja vanaaegsed mälestused, mis seal on, et pärast seal sauna teha, süüa, sõpradega juttu ajada. Ma arvan, et see jääb meelde ja et ei tasu peljata seda 35 kilomeetrit. No esiti jah, vaata, kui ei ole seda kogemust nii palju, siis see algul tundub, et issand kui palju, aga ka vist jooksu puhul öeldakse, et ega distants ei ole selline nagu liiga tegev, vaid tempo on ju, et see on nagu oluline see tempo valida. Ja, et see rada on ka selline, et kus võib tulla vabalt teie puhul näiteks korviga rattaga, seelikuga juuksed lehvimas tuules, kiiver võiks veel peas olla, ehk mitte ei võiks, vaid peabki olema, aga sellise linnarattaga täiesti läbitav ja Mait on ju oma perega käinud meil siin lühemal maal, et eks ta oskab siin oma kogemusi jagada. Enne kui jõuame Maidu kogemuste juurde, siis kuidas see sündmus üldse alguse sai?
tegelikult me Torisse oleme jõudnud päris pika kaarega, et algselt tegime niisugust võistlust, mille nagu selline ellukutsuja oli jalgrattur Tanel Kangert, et temaga koos trennis käies ja sõites tekkis meil omavahelisel vestlustel selline mõte, et võiks Eestisse ka seda kruusaratta ehk siis graveli kultuuri hakata tooma ja seda formaati siia Pärnusse, et esimesed sõidud ja need võistlused toimusid Jõulumäel, esimesed 5. Et seal oligi meil võistlusmoment sees, aga samamoodi kutsusime sinna osalema inimesi, keda rattasõit kõnetab, aga mitte just nagu sellise ühe pika distantsi mõistes. Seal olid meil sellised nagu autoralli puhul kiiruskatsed, et a la 500 meetrit, 5 kilomeetrit, 10 kilomeetrit. Ja vahepeal olid ülesõidud, mis olid 10-15 kilomeetrit ja kogu distants oligi circa 100 kilomeetrit. Ja siis need kiiruskatsete ajad summeeriti ja siis tuli võitja. Aga seal me tabasime ka oma sihtgruppi ehk neid, kes tavaliselt rattavõistlustel ei käi ja need inimesed jäid meile käima, et see nagu meeldis kõigile osalejatele ja samas me pakkusime ka nagu siin torisõidul, et üks siuke suurem toidupunkt, kus panidki ratta ära, võtsid aja maha ja sõidki seal suupisteid, torti, banaani, kõike nagu, mida seal kohalikud pakkusid, et ehk siis kohalikud väike siuksed toitlustajad katsid laua oma turismitalus ja paaris kohas olid ka külapillimehed välja tulnud, oli siuke väike kontsert, kõik oli nagu väga nagu lahe ja selline vahetu, et inimestele see väga sobis. Ja seda me tegime 5 aastat Jõulumäel, et peale sõitu pakkusime veel ka korraliku söögi pasta näol, kes tahtis sai võtta alkoholivaba õlut, korra oli ka Siibelveini kontsert meil Jõulumäel kavas, et kõike sellist nagu melu ja mõnu, mis siin asja juurde käis, et see oli väga tore. Ja siis seal Jõulumäel said nagu teed otsa, siis see hoog nagu natuke rauges ja siis ma mõtlesin, et ma ei tahaks seda asja nagu niimoodi jätta, et ma mõtlesin, et räägime siin Tori inimestega, et teeme seda asja seal Toris edasi, et kuna ma ise Sindis elan ja see kant on mulle südamelähedane, siis olen seal nüüd juba 3. aasta seda eest vedamas ja tegemas koostöös siis Tori valla spordiseltsi ja Tori valla inimestega, kes on väga palju abiks olnud selle asja nagu toimimisel, et nüüd me seal oleme ja tundub, et inimestele see meeldib, et vahepeal on olnud endal ka selliseid motivatsioonikriise, et ei jõua teha, ei taha teha, aga see, kui sa seda osalejatele pakud, ehk siis andmise rõõm ja nad finissis jälle vale sõna, sõidu lõpus tulevad, ütlevad, et väga äge asi, et kas järgmine aasta ka toimub. Kuidas siis ütled, et ei toimu? Loomulikult toimub, et see on nii vahetu ja tore, et ma soovitan ikkagi kõigil tulla ja osaleda, et see on väga-väga lahe seltskond on seal koos ja on käinud seal väga erinevad ka elukutselised sportlased, jalgratturid, sõudjad, jooksjad, et see, nagu ma ütlen, et see ei pea olema üldse kihutamine, et pigem ongi eesmärk. Sõidame rahulikult, aga see, kes tahab, saab ka kihutada, et kätt ette ei pane, rada on märgistatud, aga sõit on omal vastutusel, jälgida liikluseeskirju nii nagu ikka ja niimoodi ta kulgeb, et terve päev selleks võtta ja kui pere kaasa võtta, siis Toris on, ma ütleks, et tegevusi kauem, kui see sõit kestab. et Tori hobusekasvatus, seal on väga tore muuseum, kus käia, saab võib-olla kaarikuga sõita, väga ilus söögikoht, kõik see jõe äär, Tori põrgu, siis on seal Jõesuu, on 5 kilomeetri kaugusel ripsillad, väga kaunis koht, sõjameeste kirik, et seal on tegevust kõigile ja niisama lihtsalt seda päeva nautida ja võtta see päev ja tulla Torisse. Tegelikult terve nädalavahetus, et järgmine päev on siis juba muud üritused, see sündmused. Ma korra veel peatun ka selle korraldusliku poole peal, kuna minul seda kogemust ei ole, ma isegi kujutud ette, kuidas võiks ühe rattasõidu korraldus nii-öelda välja näha. Et kuidas ütleme, ettevalmistus siis on, et kui näiteks see aasta läbi saab, kunas hakkate siis ette valmistama järgmise aasta oma? Ütleme niimoodi, et kui nüüd see sõit läbi saab, siis on siuke selle positiivse emotsiooni pealt
selline flow kestab päris pikalt, et mõtledki juba nagu, et mida saaks teha, et järgmiseks aastaks veel ägedam oleks, veel nagu mõnusam, et mis on see, mida saaks pakkuda veel. Siis on nagu selline rahunemise periood, mõtled nagu kuidagi kainelt ja ratsionaalselt tegevused läbi ja tavaliselt selline aasta lõpupoole sellised kokkusaamised, paneme plaanid paika, jagame ülesandeid, et see aasta nüüd ongi niimoodi, et väga palju ülesandeid andsin Tori spordiseltsile kanda, et ma tundsin, et ma ise sellega ei jõua nii palju tegeleda ja turundus läks ka teisele inimesele üle, et sellist nagu influenceri geenimus väga ei ole, et selles mõttes mulle nagu see väga sobis, et ma sain selle anda sellele, kes sellega igapäevaselt tegeleb ja kelle see hästi välja tuleb. Ja niimoodi ta vaikselt läheb, et saame kokku, paneme plaanid paika, siis minu teha jäi sõidurada ja võib-olla sellised mõned kokkulepped, et kes saab meile natuke toetada, see toitlustuskoht, mis me seal pakume, aga ära andsin näiteks rahataotlused omavalitsuselt, Pärnumaa spordiliidult, et neid väga tänan siinkohal, et Pärnumaa spordiliit on meid väga palju aitanud, toetanud alates ka sellest Gravel Grinderi ajast, siis kohalik omavalitsus Tori vald, kes on meile nagu rahaliselt väga suureks toeks olnud, et põhiliselt nende kahe najal on meil väga palju nagu abiks olnud. Pluss veel oma tehnilise toega ratturitel Pärnus rattakauplus Veloteek eesotsas Tanel Kangertiga, et väga nagu tore on, et ta tuleb oma telgiga sinna välja ja inimestele annab sellist tehnilist abi. Ala aitab kummi pumbata, kellel on mingit spordisööki, jooki vaja osta, rehv on katki läinud, mis iganes. Mõnel on kiiver koju ununenud, võimalus uus osta. Mis iganes variante nagu sealt on, mida rattapoed müüvad, seda nad seal pakuvad. Et sellised koostööpartneritega esmased kokkulepped, siis erinevad rajavariandid, et üks eesmärk, mis mul on olnud, on see, et rada peaks iga aasta olema 80% või võimalusel veel rohkemgi erinev, et ei kordaks ühte seda sama distantsi, loomulikult algus ja lõpp, kui me Toris teeme, ei saa, et iga aasta eri kohta, aga algused on muidugi samad, aga suures pildis ikkagi läbiks erinevaid kohti ja saaks ka ise nagu neid erinevaid väikseid teid ja külasid ja selliseid vaadata neid talusid ja asju seal, mis seal tee äärde jäävad, et kesksuvel väga ilus, et selles mõttes planeerimine ja korraldamine niimoodi läheb ja siis võistlustele registreerimise avamine, et siiani me oleme teinud seda Tori rattasõitu tasuta 2 esimest aastat, aga see aasta panime selline väikse osalustasu 20 €, see põhimõtteliselt on nagu selline, kuidas mina ütleksin, nagu oma vastutus inimesele, et see tasuta asjadega nagu need on, et 2 aastat on mulle näitanud, et need väga ei toimi, et sinna pannakse ennast kergekäeliselt kirja, kohale ei tulda, mul puudub ülevaade, mis koguses ma pean toitlustajale ütlema, mis kogused tee süüa, kui mul on kirja pandud, et 200 inimest on olnud vihma, tulnud enne sõitu ja siis eelmine aasta oli ju niimoodi, et 15 minutit enne sõitu vaatan 150 inimest enam-vähem arvestasin ja 15 minutit, 10 minutit enne seda seal Tori valla aasa peal 10 inimest, niimoodi mul oli nagu, kuidas see nagu võimalik on, et 150 peab ainult 15 või, see on okei, et sõidamegi 15 inimesega, et siis ma juba helistasin valla sotsiaaltöötajale, kuule, et äkki sul on neid inimesi, kellele meil on toitu ja anda, et me anname lihtsalt ära, et see on teie valla raha eest ostetud toit, et me anname selle toidu nendele, kellel on seda päriselt vaja, et meil jääb üle. Ja siis 5 minutit enne vaatad, et kus need inimesed lihtsalt hakkasid tulema sinna platsi peale. Siis tuligi enam 100 inimest kokku, et need olidki lihtsalt autos vihmavarjus. Siis see nagu vaatad ja siis oli küll, et väga nagu tore ja hea tunne oli, et me ikkagi nagu, et see läheb korda. See emotsioon oli hea, et nii palju inimesi ikkagi vaatamata sellele ilmale tulid kohale ja see vihm oligi, algul 10 minutit sadas ja pärast oli päike ja kõpus seal Soomaa Meieris, kes meid eelmine aasta siis toitlustas, oli juba lauspäike ja täiesti palav ja korralik suveilm, et see oli tõeline katsumuse. Aga see raja ettevalmistamine või see raja mahamärkimine või läbisõitmine, et kas sa ju pead ju kilometraažilt ju välja arvestama, et kuidas see käib sul siis, kui on iga kord ka natuke keegi erinev on ju, või suuresti erinev? Jaa, et
algul vaatan neid teid, kus ma ise olen sõitnud, siis tahaks ka enda jaoks uusi kohti avastada, siis vaatad erinevate kaardirakenduste pealt, erinevates keskkondades, sõidan rattaga läbi, teen autoga mõned luured, et siis niimoodi see rada hakkab kokku saama, et see 100 kilomeetrit. Kohati on, vaatad, et teed ringi 80, mõtled 80 on natuke vähe, et see 100 on siukene piiri peal, eelmine aasta oli 125, et tundus, et natukene läks pikaks, aga siin Taneliga neid gravel grindereid tehes, siis see 100 on, kes rattaga sõidab, tema jaoks on see okei, osade jaoks võib-olla natuke pikk, võib-olla natuke rohkem sõitnule, natuke vähe, aga ta on siuke kuldne kesktee ja siis see lühem maa, see 35 kilomeetrit ka pluss miinus, et mis oleks ka sellisele niisama, kes see rattaga poestab käia temale jõukohane, et seda rada on natuke lihtsam teha, et eesmärk on ka sinna panna selliseid ilusaid kohti sisse ja see aasta on seal kindlasti sees ka neid ilusad ripsillad, jõeäärsed kruusateed ja kõik see, et niimoodi see rada tekib, et tuleb natukene seda kodukanti teada, mida nagu sa tahad pakkuda. Et see aasta näiteks läbimegi Tootsit, vana raudteetammi pealt läheb rada, kus ma ise seda läbi sõites olen ka karusid näinud koos perega, et mõtlesin, et ma ei lähe tagasi, hõikasin neile, et ma tulen, nad läksid ilusti ära. Ja Tootsi tuulepargist, Tootsi turbamuuseumist, siuke tööstusmaastikku, et kõike seda nagu näeb, et väga kenad kohad, et just nendele, kes sinna igapäevaselt ei satu ja rattaga saab seal alati seisma jääda ja teha pausi ja mõned pildid ja edasi sõita. Pluss veel kindlasti Sooma, Vihtras siis see pitsakuur, kes meile toitlustus pakub. See pitsakuur on väga äge koht, et see on sellisesse vanasse nagu kolhoosihoonesse tehtud suvine toitlustuskoht, mis on lahti ainult suviti ja neljapäevast pühapäevani, et ta ei ole iga päev lahti, et see leid oli mul endalegi üllatuseks, et siuke äge koht on seal Vihtras ja väga maitsvad toidud, kohalike poolt pakutavad joogid ja ka kohalikest produktidest valmistatud toidud, mis on selle kohapidaja enda eesmärk, et ta võtaks kõik sealt ümberkaudsete inimeste käest kokku, et seal on see Tori siidritalu toodang, käsitööõlu, alkoholivabad joogid, et selles mõttes väga õige koht ja läheb selle kruusaratta kultuuriga kokku, et heinapallid, siuke natuke askeetlik, siuke vana see kolhoosihoone, kus katusealusest paistab päikesekiir sisse, et siuke väga ilus koht, et soovitan seda külastada. Ma ei saa küsimata jätta, Mait, et kui käisid eelmine aasta perega sõitmas, kuidas siis sinu emotsioonid on? Käisite 35 peal, nagu ma aru saan? Jaa, meie käisime selle lühemal variandil ikka. Et meie saime oma perega väga edukalt hakkama. Mul olid lapsed toona 9, 10 ja 13 äkki siis. Ja täitsa tore perepäev oli, et ei võtnudki kuskile kiirestumist, ei pandud eesmärgiks ja ühe korra suutsime isegi ära eksida. Aga muidu kõik läks hästi ja ma arvan, et kõik, kellel on kodus juba abirattad vähemalt küljest ära võetud, siis selle 35 saab ikkagi juba täitsa tehtud. Aga siis päev järgmine on juba see triatlon, et räägi natuke selle taustaga, et nagu ma aru saan, sa oled ikkagi ka suht selle algusest saadik sellega seotud olnud, et mis on siis Tori Põrgu triatloni taust nii-öelda? No Tori Põrgu triatlon on juba nüüdseks siis tulevad 16. korda. Et tema algne idee on samamoodi kogukonna inimesi liikuma kutsuda, teha midagi huvitavat, midagi põnevat kohalikele inimestele ja mitte siis päris klassikaline triatlon, et kus sa ujud, sõida rattaga ja jooksed ja pärast siis oled väsinud. Aga meil see Tori Põrgu triatlon formaat on vähe lihtsam, vähe põnevam, et kõigepealt ujutakse üle jõe. Ehk siis selles samas kohas, kus gravel eelmisel päeval lõpetab, on siis triatloni start Vana Vallamaja aasal, vaatega põrgu poole ja ujutakse siis põrgusse. Suurusjärk kuskil 120-130 meetrit on see siis jõe laius seal. Siis jookstakse põrgutrepist ülesse, natukene jõesu poole, siis põrgu põndakust alla ja
pikki siis jõekallast ja põrgukoobastest siis mööda tagasi sinna kohta, kus siis ujumisest välja tuli. Ja viimane ala on siis kanuusõit. Aga nüüd, kuna kanuud üksinda sõita on väga keeruline, siis tegevist ongi siuke paariste triatloniga. Ehk siis põhidistantsid või põhialad on niimoodi, et sa registreerid sinna ennast paariga. Ujute, jooksete, neid ei pea muidugi koos tegema, aga kanuusõitu siis peate tegema koos. Et kanuusõit on siis sealt samast põrgust hakkab pihta. Mõlemad panevad päästevestid selga, päästevestid peavad olema ka kinni. Siis sõidavad kõigepealt natukene ülesvoolu, siis natukene allavoolu, silla alt läbi ja siis jälle natukene ülesvoolu. Suke siksaki keset Pärnu jõge, seal põrgu ees. Ja iseenesest inimestele on väga vaadelda, sest et kes kanuuga sõitnud ei ole, siis sellega võib palju nalja saada. Kõrkjaparved võivad ette sattuda ja teised kanuud võivad ette sattuda ja mõni võib isegi ümber minna ja ühesõnaga siuke fun'i osa tähtsus on seal päris suur. Ja pärast, kui see kadalipp on läbitud, et on siis siksak sinna ära kanuuga sõidetud, siis tuleb nii-öelda maabuda või randuda, siis taaskord vallavana poolses kaldas ja sealt siis kanuust väljuda ja tulla veel umbes 50 meetrit mäkki ülesse ka veel joosta sealt ja finisseerida siis koos. Et iseenest võetakse ka selle aega ja võetakse ka võistlust, aga võib-olla see aja peale liiga palju inimesed rõhku ei pane, aga tead, kui stardipauk on käinud, siis kõigil ikkagi adrenaliin läheb ülesse ja ikka aetakse natukene seda tulemust ka taga. Kuigi ega, ütleme niimoodi, iga aasta võrreldavad neid ei saa, sest et ainuüksi juba kanuu rada võib olla iga aasta seal mõnikümmend meetrit siia-sinna, et kuidas see täpselt vesi viib selle poi ära, millest ümber sõitma peab või kuidas see täpselt saab märgitud, et ega seda geodeetilisi punkte pole pandud. Ma ei mõtlema, et need inimesed, kes kuulavad näiteks seda podcasti, see ju levib üle Eesti, eks ju, kes kuulavad kaugemalt kui Pärnumaalt või ka kindlasti on inimesi, kes Pärnumaal veel nagu ei vii kokku Tori põrgu on ju, ja siis kuulevad ja siis me ujume põrgusse ja siis me lähme põrgutrepist üles. See võib päris lustik olla. Ja, selles suhtes, et seal seda sarvilist meest ikka ei kohta, aga omamoodi see reaalne see kindlasti on, et kusjuures seal päris huvitav vaade, mul enda laulatus oli seal sellel aastal ja siis pärast siis nagu niimoodi öelda, et üks vaatab põrgusse ja teine kiriku poole, et kui vaadata põrgu poole, siis vasakule poole jääb põrgu ja paremale poole jääb ju veel see sõjameeste mälestuskirik, et tegelikult sealt kohast avaneb Torile päris siuke omanäoline pilt. See on hästi ilus koht ja et kes on käinud, nemad juba 2 käega kirjutavad alla, et muidugi ma ei mõtlema, et põhimõtteliselt siis sellepärast see rattasõit tehtigi päev enne, et triatlon ei saa olla just külma rattasõiduta või? See rattasõit ja triatlon lihtsalt kuidagi sulasid sealt kokku, esiteks ju põrgu triatlon on alati olnud pühapäeval. Ja kuna rattasõit on laupäeval, siis ja osaliselt ju saab samasid funktsioone kasutada nii mõlemal päeval, siis ja korraldusmeeskond on ka sama, et mingil määral või kattub vähemalt. Siis on suhteliselt loogiline ja selline sportliku nädalavahetuse mõte või siuke slogan, et on ju iseenesest väga tore, et sa saadki nagu tulla need samad inimesed, kes kuulavad Tartust või Kallimast või kaugemalt, et tuletegi Pärnusse või veel parem Torisse nädalavahetust veetma ja saate osaleda nii mõlemal üritusel, et kumbki millekski ei survesta, vaid on lihtsalt siuke hea emotsiooni tegevused. Samas ma mõtlen, et kui mulle öeldakse triatlon, siis minu peas on kohe ikkagi ujumine, jooksmine ja rattasõit. Et ma isegi ei teadnud, et saab kombineerida niimoodi, et on tegelikult ala rattasõidu asemel kanuu näiteks ja siis ta on ikkagi triatlon. Võt seda ma nüüd päris juriidiliselt ei tea, kas ta nüüd siis nüüd EOK-le ka see sobib see variant, aga kuna Toris on see jõgi, Soomaa on lähedal ja väga-väga palju aastaid on tehtud igasuguseid kanumatka üritusi ja ettevõtted on, kes sellega seal tegelevad ja kuidas moodi sa muud seda jõge ikka ära kasutad, et ega sa rattaga sealt üle jõe ei sõida, ujuda saad, aga rattaga on keeruline, ühe korra proovisid
ühe õppuse käigus sõjaväesed tegid ka sinna puidust silla ise, aga noh, seda me ka ei hakka iga aasta tegema, nii et see kanu tundub üsna siuke loogiline lahendus olevat, et kuidas seda jõge ja seda kooslust seal kokku viia. Aga kui ongi inimene, kes pole kordagi kanuus istunud, kas tema siis saab ka ikkagi tulla või peab natukene kogemust ikkagi olema? No me oleme praegult juba soovitanud, et kui on keegi, kes nagu ikka tõesti ei ole, et siis võib Tori matkakeskusega, see, kes siis neid kanuusid meil seal haldab, nendega ühendust võtta, et võib mõistliku kokkuleppe saada, et nad õpetavad natuke ja saad kas või seal samas proovida või veel parem, kui viiakse kuskile kaugemale ja tulete mööda Soomalt näiteks Torisse kanuumatkaga, et saate kindlasti selle asja selgeks. Aga noh, üldiselt on niimoodi, et kui ikka täitsa null on, siis on alguses lõbus, jah. Aga kui ikka korra on ennem seda mõla käes hoitud ja teab, kes juhib, et see on kusjuures väga oluline teada, et tegelikult kanuus juhib tagumine inimene, mitte esimene. Et siis, kui oled juba seda eelnevalt natukenegi teinud, siis selle distantsiga saab ikka hakkama. Võib-olla mitte kõige kiiremini, aga kindlasti saab hakkama. Ütlesid, et see on päris lõbus, et kas see on lõbus nagu rohkem pealtvaatajatele või neile, kes kanuus on? Ma arvan, et see on mõlemale, et kui sa liiga tõsiselt asja võtad, siis võib-olla ei ole lõbus, kui sa sinna vette ümber kukud, aga siiamaani pole küll keegi tulnud sealt kanuusõidust ära vihase näoga või väga suurt frustratsiooni näidanud välja kuidagi moodi. Ja see on ka see põhjus, mis pärast peab olema päästevest kinni, sest et ega sa ei tea, kes sul kõik seal samal ajal jõe peal on, et juhtubki äkki keegi, kes ei ole nii pädev, et vees enam seda kinni panna ei jõua lihtsalt. Ja meil on jah, see reegel on olnud, et päästevest on seljas ja vähemalt see nii-öelda ees olev klõpsakas või siis lukk üks kahest on kinni pandud, et hästi lihtne on see päästevest endale lihtsalt selge visata aga tast suurt tolku ei ole, kui ta sama kiiresti ära tuleb. Ja noh, oht on see, et tegelikult ju need inimesed, kes seal juba kanuus on, siis suure tõenäosusega nad on ka juba ujunud ja nad oskavad ujuda, aga jama on see, et kui juhtub mõni keegi teine näiteks talle pihta sõitma või saab mingi kopsu kuskilt, et noh, siis on sellest päästevestist nagu rohkem kasu, et hoiab selle mõne sekundi kauem, kuni päästjad või teised saavad appi tulla. Kuigi ma ei tea, praegult võib-olla nii-öelda sülitada on ebaviisakas, aga siiamaani pole juhtunud ühtegi sükest õnnetust, millega oleks pidanud nagu keegi tegelema nagu tõsiselt. On olnud küll see, kes on nagu hästi suure pingutuse teinud, mõned noored poisid on teinud ikkagi aega ja teinud ikkagi parimaid tulemusi ja pärast seda on nuuspiiritusega turgutatud sealt meditsiinimeeskonna poolt, aga sellist nagu õnnetust ei ole juhtunud, nii et seda karta ei tasuks. Kas see kuupäev, kunas triatlon toimub, on suhteliselt sama alati, et vesi peaks olema kenasti soe või noh? Ja ta on juuli teine nädalavahetus on ju. Ja see on alati kui selles suhtes nädalast ja sellest päevast kinni, et ta on iga aasta samal nädalavahetusel ja samal pühapäeval. Et mis ta siis täpne kuupäev on, see natuke meil varieerub, aga laias plaanis on samas kohas. Siis ju peaks olema loodust, et vesi on nagu enam-vähem soe või? Ja eelmine aasta oli siuke huvitav, et kuna ju ka rattasõidu omad olid algselt mures, et liiga palju vett on, et vihma oli suur, siis ega vesi ju kuskil mujale ei kao, kui läheb jõkke on ju. Et see veetemperatuur oli eelmine aasta täpselt siuke nipi-napi, kus kannatas ujuda, see 20 kraadi alla. Nii-öelda vetelpäästja ennem kraadis selle ära, et sobib. Ja läks, et selles suhtes, et ei pidanud ka lipsasid selga panema. Mõni aasta on olnud või? Ei ole, selles suhtes ei ole, et nii ekstreemset olukorda juulis ikka tavaliselt ei ole, et ujuda Eestis ei saaks, et võiks nagu ikka saada. No see sõltub väga sellest, kes vette läheb. Aga selle puhul, kui on ikkagi juba nii pikalt kestnud, ikkagi juba 16 aasta on ju, et teil vist on see kuidagi juba nii käpas, et ei ole nagu, teete nagu kinni silmi selle põhimõtteliselt ära või on mingisuguseid nüanssi, millega iga aasta arvestama peab korraldusliku poole pealt? No korralduslikult, eks kindlasti on asju, mida on juba, me teame, kes mida teeb ja kes mille eest vastutab. Aga natukene huvitavamaks või natukene nüansirikkamaks ikka soovid teha. Eelmine aasta oli siis juubeli aasta, nimetasime siis
15. sünnipäeva siis ka juubeli triatloniks, juubeli aasta triatloniks ja siis tõime ka nii-öelda juubeli triatloni. Ja see oli siis, formaat oli hästi lahe, ei pidanud mõlemad ujuma, paaris olid ikka, aga üks ujus, teine oli juba üle silla saanud ja põrgu poole ja ootas, kuni ujuja jõuab veest välja, anti plaks ja siis tema oli jooksja. Siis jooksja jooksis oma jooksu ära, täpselt samamoodi põrgust üles, mööda põrgu pealset kallast ja siis pärast alt ja nii edasi, jõudis kuni kanuuni ja siis seal kanuu juures ootas teda ujuja ja siis nad koos sõitsid kanuuga. See on nagu siuke natukene vabam formaat, kuigi see üritus on niikuinii üsna vaba, siis see on nagu eriti vaba. Seal me eraldi nagu klasside kaupa ei pea ka nii-öelda vanuseklassi kaupa arvestust ega mingit ongi üks kategooria, kõik, kes sinna lähevad, on kõik, olgu see 60-aastane või 13-aastane, kõik on ühes kategoorias. Ja siis, kui nad jõuavad sinna kanuuni, siis nad siis kõik sõidavad sama raja selle siksaki läbi ja jooksevad finississe. See oli väga menukas, see oli esiteks nendel osavõtjate meeldis, sest et üllatuseks on väga palju inimesi, kes ei soovi ujuda, kes pelgavad vett või arvavad, et nad ei saa hakkama või näiteks ei julge olla nii sügavas vees, kus jalad põhja ei ulata. Või siis veel, ma ei tea, kardavad näiteks veetaimi. Või oht on see, et äkki mõni kala mustab või mida iganes, kõike on võimalik välja mõelda, et me üldse nagu ei ole kuidagi hinnangulised nende vastu, aga selles suhtes ongi väga tore, et siis leiab ühe sõbra, kes siis ujub ja tema siis jookseb ja siis kõik koos siis sõidavad kanuuga, ja kuna see oli väga menukas ja meile endale pakkus põnevust ja tegijatele või nendele osavõtjatele pakkus põnevust, siis me nüüd sel aastal teeme uuesti selle. Ta küll ei ole juubeli triatloni nime all, ma arvan, et ta nimi on nüüd teatritriatlon. Ühesõnaga, see formaat jääb samaks ikkagi, et saab teha nagu kahekesi niimoodi, et ühed ujudad ja teised jooksevad. Ma saan selles mõttes täiesti aru nendest inimestest, kes pelgavad vett või kõik need asjad, mis sa nimetasid, ma lihtsalt noogutasin peas kaasa, kardavad seda, kui pole nagu võimalik jalgu põhja panna või kui keegi vastu jalgu läheb või midagi. Et see veefoobia on tegelikult väga paljudel inimestel sellisel kujul, et selles osas nagu ma olen päris kindel, et see kasvatab ka osalejate arvu, kui ei ole kohustuslik see nagu ujumise pool nii-öelda. Ja ma niimoodi statistikat niimoodi peast ei oskagi öelda, aga meil ikka see oli, start oli täis, et ühe stardiga me saame kuskil 12, maksimum 14 kanuud teha, et see tähendab, et siis 22 kuni 28 inimest saab siis korraga rajale minna. Kui on rohkem, siis teeme lihtsalt mitu starti. Nii on ka juhtunud? Muidugi. Okay. Et eriti juhtub selliseid asju, näiteks võib juhtuda segapaaride juures, et kus näiteks kui on ainult naiste meeskonnad ja ainult seniorite meeskonnad, need on näiteks saame ühe korraga anda ja siis on hästi palju segapaare, siis nemad teeme eraldi stardiga. See sõltub täpselt sellest, kuidas registreeritud on ja kuidas nii-öelda kanuud jagunevad, ütleme nii. On sul ka infot või teadmist praegu puusalt, et kas mõni on ka igal aastal osalenud, et kas on kedagi sellist, kes niimoodi kohe puusalt tuleb, et issand? Ma ei tea, minu arust meie spordiklubi mees Ahto on küll, aga ma arvan, et ta vist ka päris kõigil ei ole. Ja ma ise ei ole ka päris kõigil osalenud, et võib-olla minu teada päris kõigil ei ole keegi osalenud, jah. Kas sa ise osaled ka, nagu ma aru sain? Ja, mina olen osalenud ja ma arvan, et siin, kui see 15 aastat on tehtud 16 käib, ma arvan, et äkki 10 korda võib-olla olen osalenud ikka. Ja nagu ma aru saan, siis Aigar on ka sellel rattasõidul nagu osalenud, mis sa korraldad? Nendel torisõitudel olen osalenud 2 korda, aga kui me seal jõulumaal selle Gravel Grinderi egiidi all tegime, siis ei saanud osaleda selleks, et see korraldus ja korraldaja vastutus oli nii suur, et meil endale jäi lihtsalt see teele saatmise rõõm ja nende vastuvõtmise rõõm, aga seda rada me sõitsime korduvalt läbi ja neid erinevaid variante sai testitud, et selles mõttes trass oli teada, aga siis meil olid numbrid panime ette jõulumaal, et sellist tegevust me ise ei viljelenud, et pigem
kutsusime sõpru-tuttavaid osalema ja ise siis, kui start oli antud, tõmbasime natuke hinge ja proovisime sellest melust osa saada niimoodi, et läksime sinna toidupunkti ja vaatasime ja rääkisime osalejatega juttu ja finissis võtsime vastu nad. Aga nüüd Toris on see formaat vabam, võistlust ei ole, ajavõttu ei ole ja siis selle pundiga koos sõitmine on olnud väga-väga nagu siuke tore ja siuke seltskondlik tegevus, et ma loodan, et see aasta saan ise ka kaasa sõita, et eks see oleneb kõik sellest, kuidas seal neid tegevusi vaja teha ja jagada on, et eks see ongi viimasel hetkel tuleb see otsus, et aga tahaks väga loota, et saab. Seda ma just mõtlesingi, et väga tavapärane see just ei ole, et korraldajad saavad ise ka osaleda. Siis mõtlesin, kui äge, te olete loonud sündmused, kus te saate ise osaleda, et ma ei kuule seda üleliia tihti. Ja selles mõttes, et me seda Taneliga tegime, siis me mõtlesime ka, et teeme sellise ägeda formaadi, kutsume inimesed kokku, et tahaks nendega ise koos sõita ja samas seal sõidu ajal juttu ajad, et see rattasõit, nagu mul üks sõber ütles, ongi sotsiaalne tegevus. Aga meie sellest osa ei saanud, aga väga nagu meeldiv oli näha, et need pundid, mis seal, kui see meil võistlusformaat oli, et kui see kilomeeter kuni 10 see kiiruskatse oli, siis seal nagu võisteldi, osad võistlesid, osad sõitsid ühtlaselt läbi, aga ülesõitudel ehk siis nende kiiruskatsete vahepeal, siis oli punt koos ja siuke melu käis, et see oli nagu oli tore näha ja siuksed suured pundid 30-40 inimest sõitsid ja kui hakkas kiiruskatse, siis oli ka üks enda eest väljas. Aga sinu enda teekond rattamaailmas, kunas see alguse sai? See sai päris ammu tagasi, et ma arvan üle 15 aasta kindlasti olen, et rattasporti harrastanud ja tee sinna leidnud. Noorena käisin sõudmas, aga oli tore, aga siin jõe peal sõitmine kuidagi üksluiseks muutus ja rattasõit nagu kõitis palju rohkem, et sai rohkem vabadust, rohkem näha, rohkem trasse ja lõpuks leidsin ka tee sinna rattavõistlustele ehk siis Eesti need rattamaratonid mingi aeg. Kõik need sai läbi sõidetud väga pikalt, ma arvan 10 aastat või rohkem kõikidel nendel osaletud, et ütleme niimoodi, et proovisin siukest saavutussporti või harrastaja mõistes siukest väga nagu siukseid trenne teha, et ise nagu areneda tugevaks saada, aga mingi hetk hakkasid nagu kuidagi enda kasvamine tekkis selles suunas, et ma ei näinud endal selles enam mingit nagu siukest triggerit ja siukest nagu sädet, et miks ma sinna peaks minema selleks, et ma teadsin enam-vähem täpselt ära, ma arvan mingi 5, pluss miinus 10 kohta, et kus kohas ma täpselt olen. Need samad inimesed kogu aeg, mitte mult enda vastu midagi oleks, lihtsalt enda ja minu jaoks ei pakkunud mulle enam mingit emotsiooni. Et ma olin need kõik rajad Eestis enam läbi sõitnud, teadsid, kus ta läheb, võib-olla mingid väiksed, kas ta läks nüüd siit poolt puud see rada või sealt poolt puud, aga suur põhimõtteliselt olid samad kohad kõik. Ja kui üle 10 pluss aastat oled neid tiirutanud seal, siis ei andnud mulle see enam midagi, et lihtsalt see rattasõit meeldis. Ja siis sõber Taneliga treeningul olles tekkiski tema poolt see idee, et teeks sellise formaadi ja siis see kruusarattad hakkasid ka tulema Eestisse mujalt maailmast, et mis annab nagu väga palju võimalusi, avardab seda rattamaailma, et see gravelbike nagu inglise keeles, aga Eestis nagu kruusaratas, et see nagu rattasporti tulijale on see väga ideaalne vahend treeningute alustamiseks või selles mõttes, et ta ei piira sind mitte millegagi. Tahad sõidad asfaldi peal, vaatad mingi kruusatee, keerad alla, vaatad mingi lihtsam metsatee, saad ka seal sõidetud, et see ta annab sulle nii palju seda võimalust ja vabadust ja ka veel rattamatkadeks, et sinna kotid külge panna, minna, sõita kus tahad, et see on nagu see, mis praegu ma tunnen, mis on minule nagu täpselt see, mida ma teha tahan ja millega sõita, et võistlustel ma enam ei käi 3, 4, 5 aastat peale seda ilmselt veel vähem. Siis hakkas kääbuma, kui esimene laps sündis, et ta ongi 5-aastane, et ma arvan, kui ta oli 1-aastane, siis ma mõnedel veel käisin, aga nüüd ma pole enam käinud, et sõidan lastega, tiirutan ja teen ise mõned tiirud kruusa peal ja vaatan nüüd samamoodi mõtlen, et kus seda Tori rattasõitu teha või siis kuskile Eestis teises otsas, et
kasutada neid kruusateede võimalusi ära, et näha neid kohti, avastamata paiku enda jaoks, et see on minu jaoks nagu praegu see, mis toimib ja silma särama paneb. Mait, kas sul on just vastupidi kanuuga niipidi, et nagu nii palju veel avastada, et see oli nii äge hetke, kui Aigar ütles, et ega see jõel olemine eriti põnev polnud enam, siis Mait, sa vist ise pannud ise tähele, kuidas sa vaatasid endale otsa sellise küsiva näoga, millest sa räägid nüüd? Et ma kohe peegeldan sulle selle tagasi. Ja ega see selles suhtes, et kanuu võib-olla ei olegi nagu minu nagu sünnist saadik kaasa tulnud oskus, aga tõesti, no kuna neid tegijaid ja neid võimalusi on Tori kandis olnud juba palju, noh meil endal peres on olnud kanuu, siis sellega on sõidetud nagu palju. Viimastel aastatel küll mitte nüüd nii palju, et võib-olla juhtubki, et üks kord aastas sõidad ja sõidadki täpselt seal Tori Põrgu triatlonil, aga noh, ega see on nagu jalgrattasõiduga, et ühe korra selgeks saada, ega ta liiga lihtsalt ära ei unune. Aga sinul siis veespordi nautimine, ükskõik kui palju sa seda siis aastas naudid, eks ju, et kuidas sina selle kanuu nagu nii-öelda siis avastasid enda jaoks, et mäletad sa seda esimesi kordi ka üldse, kui sa hüppasid kanuusse? Ma olin ilmselt siis oma laste vanune praegult umbes. Et siis mul vanemad käisid oma sõpradega suurvett avastamas siis Soomaal. Ja see oli iga kevad tehti miskisugune kanuumatk kuskilt kas siis üleujutatud aladelt või lihtsalt mõnda väiksematel jõgedel, et ilmselt see sinna aega jääb. Aga praegult ütleme mingi veespordi harrasta, no ma natukene teen triatloni, aga see on siuke oma lõbuks. Võistlust ei tee, ütleme nii, et ajad ja füüsiline võimekus ei ole kindlasti selline, mis oleks triatleedile kohane, aga jah, ma natukene teen triatloni, neid väiksemaid võistlusi, siis olen osalenud poolikul Ironmanil Tallinnas, nüüd siis sellel varasuvel siis sai poolik Ironman tehtud Varssavis ja siis ja nüüd järgmine on jälle Tallinnas, et see on nagu siis see, mis mind praegu köidab. Ma ei ütle, või tähendab, ma kordan, et ma ei ole selles suhtes, et mingi võistlusport ei ole, et mina ei tea, millises kohas ma seal lõpetan. Et ilmselt tagumises kolmandikus, aga iseenesest on ka see vahva, et sa käid kuskil võistlusel ja see melu, mis on raja ääres, pillimehed, kes sul löövad seal mingi trummi või tõmbavad lõõtsa, noh, loodetavasti need teevad seda üsna jooksurütmis, et need on väga, väga ägedad ja see praegu köidab. See on nii oluline, et leida endale miski ka füüsilises mõttes, mis nagu silma särama paneb. Nii et kui iga päev teed enda tegemisi, toimetamisi, on muud kohustused, pere, kodu, töö ja nii edasi on ju, et siis kui on miski, mis nagu tõesti silma särama paneb, olgu see siis tõesti rattasõit või olgu see, ma ei tea, mingi suurem katsumus triatloni näol näiteks, eks ju, et vahet pole, mis kohad on ju, et see on ikkagi nii oluline, et endal oleks see nii-öelda maandusmoment olemas, et midagi ägedat endale lubada nii-öelda. Ja kui siin korra selle triatloni juurde tagasi tulla, siis see Tori Põrgu oma see juubeli triatloni formaat või nüüd nimetame siis ta nii või ütleme siis selle triatloni formaat, siis eelmine aasta mina isiklikult sain teha lausa 2 starti. Sellepärast, et selle nii-öelda põhidistantsi või põhivõistluse, kus siis on see paaris, kus mõlemad ujuvad, mõlemad jooksevad ja nii edasi. Selle ma traditsiooniliselt tegin oma õega juba viimased, ma ei tea, mitu aastat oleme seda teinud. Ja kuna see teate oma tuli siis, ma ei tea, kas seal oli üks väike vahe või põhimõtteliselt kohe otsa, siis selle ma tegin oma noorema pojaga, kes siis mina ujusin, tema jooksi siis koos siis ratast. Või seda, vabandust, mitte ratast, kanud. Et selles suhtes, et saab teha ka ühe võistlusel 2 starti, kui on soovi. Kas see oli nüüd üleskutse nagu eriti sportlikele, jah? Ei, see on selles suhtes, et võib natuke kastist välja mõelda, et kui endal on nagu tõesti teed selle pingutuse ära, aga tahad näiteks lapsega midagi ka toredat, sest et noh,
me vist isegi saime mingi karika selle eest, et pärast lapsel on ju tore seda riiuli pealt vaadata endale. Ja tuletame meelde, et mis pärast on siis korraldaja jaoks oluline, et enne kirja pannakse. No Aigar siin põgusalt enne juba rääkis toitlustuse poole, eks ju. Et mõnikord mõni tahab nii teha, et ta viimasel minutil paneb kirja ennast, et ma vaatan nüüd ilma ja siis selle järgi otsustan, on ju. Mida annab korraldajale see, kui ta teab enam-vähem rahvaarvu, kes osalevad? No kõige rohkem annab ta täpselt seda sama toitlustuse, annab selle auhinna nüüd laua jaoks, annab, meie puhul siis teame, kui palju me peame näiteks kanuusid või starte organiseerima, kõike seda, kui palju tuleb päästjaid või nii-öelda vetelpäästjad kaasata, et kui seal on rohkem inimesi, siis võib-olla näiteks 3 inimest ei ole enam näiteks piisav, aga siiamaani on just seal triatloni osal küll, ega väga paljult on seal korduvalt käijaid ja mingi osa inimesi jääb ikka alati see, kes tuleb viimasel hetkel ja paneb kirja ja on olnud ka olukordi, kus inimesed tulevad vaatama, see vist oli nüüd paar aastat tagasi, kus inimesed tulid vaatama, perega vaatasid või sõpradega vaatasid ja siis oli mõte, et teeks ka seda aga tal ei olnud paarimest, siis meil õhtujuht või see teadvustaja võttis kohe asja nööbis kinni ja õikas sealt kellegile läbi mikrofonide, et nüüd on vaja üks mees leida või üks paariline leida ja leiti ka veel paariline ja siis täitsa 2 võhivõõrast meest ja oli mees või naine, ma ei mäleta enam, kes see paariliseks seal tuli, aga põhimõtteliselt 2 võhivõõrast inimest läksid siis koos starti. Et ka nii võib tegelikult. Nii saab kohe. Et ilma asjata öelda, et sport ühendab. Aga igatahes kes siis tahab lisainformatsiooni. Ma eeldan, et mõlema sündmuse kohta on võimalik läbi internetiga lisainformatsiooni uudistada. Et mis need valikud või need kanalid on, kus kohast saab lisainformatsiooni ja võib-olla ka kohe kirja panna? Tori rattasõidu puhul on meil sotsiaalmeedia kanalid. Praegu on selle Gravel Grinder Estonia Facebookis ja Instagramis oleme leitavad. Seal on info ja registreerimine toimub sportus.eu keskkonnas. Kui sinna otsingusse kirjutada Tori võrgu rattasõit ja need, kellel tööandja kompenseerib, siis on võimalik registreerida ka läbi Stebi keskkonna. Et kõik need variandid on olemas ja loomulikult võib ka kohale tulla ja saab koha peal kirja panna ja arveldada, aga nagu sa siin ennist tõidki selle välja, et miks on see oluline, ongi just sellepärast, et siis teame selle toiduga arvestada, kas või selle ajaformaadiga, turvalisus, kõik need nüansid on olulised, et korraldaja poolelt, et me saaksime pakkuda teile kõige paremat, kas või see, et Tori põrgus me oleme teinud seda praktikat, et tellinud ka saunad sinna platsi peal, et kus osalevad sauna minna, et kui tuleb rohkem inimesi, siis tellime rohkem saunasid ja kui on vähem, siis vähem saunasid, et kas või sellised asjad, et teie enda mugavuse pärast, et lõpus saaksite seda kõike nautida, et ka sellepärast ja ka sellepärast, et see toitlustaja, kes on sõidu keskel, kus see toidupunkt on, ehk see Vihteras pitsakuuris, et ka temale öelda, et nüüd tuleb see arv inimesi, et te saaksite sellest kõigest osa ja saaksite kõike seda, mida me tahame teile pakkuda, et ma saan aru, et suvi ongi kiire aeg ja tekivadki need mõtted, et ega kedagi tagasi ei saada. Saame loomulikult hakkama, et selle taha nagu tegelikult ei jää, et toitlustajaga on ka see räägitud, et kui see, mida ta pakub, saab otsa, siis on meil mingi eelarve, mis me ütleme, et inimese kohta on see summa, siis ta pakub midagi muud selle summa eest lihtsalt, et seda ei tohiks olla, et ei saa seda, mida me pakume, et sellest jäävad ilma, et on olnud seda, on juhtunud, aga seda ei taha rohkem kogeda. Aga õnneks need, kes ilma jäid, olid enda sõbrad ja sain nende käest pärast siukseid rõõmsaid kiituseid. Aga õnneks saime ära klaarida selle ilusti. Aga see aasta need on õnneks uuesti kohal ja loodan, et seekord nad saavad topelt siis. Ja Mait? Põrgu triatloni kohta kõige adekvaatsemat infot saab ilmselt ka samamoodi Facebookist, et Tori spordiklubi Facebooki lehelt. Samuti leiab infot ka Tori valla
ürituste alt. Ja registreerida saab siis kas siis emaili teel, noh, meil on väga tubli inimene nimega Andra, kes seda asja haldab, spordiklubi siis juhataja. Et tema seda haldab, sellist moodsaid internetis keskkonna registreerimisi seekord veel ei kasuta. Mine tea, võib-olla mõni järgnevatel kordadel, aga kui Andraga ühendust võtta, siis saab temaga kirja panna, samamoodi saab koha peal registreerida. Laste võistlusi me isegi ei eelda, et nad keegi ette registreeriks, ongi jooksvalt koha peal. Võib-olla see jäigi nagu eelnevalt juba rääkimata see laste asi, et lapsed ei pea ujuma üle jõe ja jooksma nii palju. Et nemad ujuvad suure tõenäosusega kas parvest või ka paadist kinni hoides kalda poole, et isegi mitte nii-öelda sügava vee poole, vaid sügavalt veelt ujuvad kalda poole ja siis jooksevad seal põrgu vastaskaldal, ehk siis Vallamaja poolse aasa peal jooksevad, et nemad seda pikka distantsi ei pea tegema. See laste osa siis niikuinii registreeritakse koha peal ja ega rohkem ei olegi, et kas siis kuidagi moodi Andraga ühendust võtta, saab enda meeskond eelnevalt kirja panna või siis tulla ja koha peal registreerida. Kuidas Andra e-kirja aadress on? Spordiklubi e-kirja aadress on tori.spordiklubi@gmail.com. Küsin veel selle juurde, et kas lastel osalemine on ka tasuline, et siis teevad vanemad arvestada, mõnikord tehakse ilma rahata lastel, mõnikord on nagu väikese osaluse eest? No lapsed on ikkagi täitsa sporditahte pealt teevad võistlust. Rattasõidul? Rattasõidul on pikemal maal, nagu ma mainisin, on 20 eurot osalustasu ja lühemal on 10, et ja väikestel on tasuta, et maastarvu peast ei mäleta, aga lastel ja nendel väiksematel, kes seda 35 kilomeetrit sõitnud olevad, need saavad ilma rahata peale. Okei, ja ma loodan ka teid seal sõidul näha, et see 35 kilomeetrit, ma arvan, on jõukohane, võtke sõbrad, tuttavad kaasa. Oota, aga kui ratast ei ole, mis siis saab? Kui ratast ei ole, siis kirjutage mulle. Siis saab ratta ka. Küll ma selle rattaga teile saan. Teile teen sellise pakkumise, et ratta ma teile saan. Kuule, aga mis ma siin saan muud enam öelda? Kui et peab tulema lihtsalt. Jah, enam pääsu ei ole. Aga suur aitäh, Aigar ja Mait ja jõudu tööle ning ma loodan, et teil on hästi äge nädalavahetus ja mine saa tea, võib-olla siis kohtume rattasõidul. Ma nüüd siin ujuma küll ei taha tulla, võib-olla jooksma. Siis saab võtta selle teate triatloni formaadi, kus leiab inimese, kes vees ennast tuleb nagu kala ja võib-olla jooksus ei taha nii palju pingutada, et ja küll me selle kanuuga ka hakkama saame. See kanuuga saab kindlasti hakkama ja kui ei ole ennemalt teinud, siis võib kas või seal samas, noh, kui neid soovijaid ei ole liiga palju, siis saame lasta nagu eelnevalt, kui üritust üles paneme, proovida või siis tõesti neid kanuu teenuse pakkujaid on päris mitu, et kellegi juures ikka leiab selle võimaluse, et saada proovida. Ja tuletame meelde, see oli 11 ja 12 juuli. Ja 11. sõidame rattaga ja 12. siis teeme triatlonid. Aga aitäh teile veel kord ja ilusat päeva jätku. Aitäh kutsumast ja tulge kõik siis Tori sportlikule nädalavahetusele 11-12 juuli. Aitäh! Suur tänu!